sooritajale Brass Artur Jüri peal. Sa armasta seda maad, mis sulle elu on andnud. Nii su õigeid kui vääraid otsuseid on ta nurisemata kandnud. Sa armasta seda maad, kivid tihus ja tuultele valla ja tead, et päriselt iialda ei kao ega anna alla. Kahe lauluga esineb segakoor korele. Mart Saar, rahvaluule, laulib ning Olav Ehale ja Leelo Tungla laul Sa oled ainus. Juhendaja Inga Rand, kontsertmeister Kairi Täht. Ilus me kasvasime kokku sinuga.
ta on vaene. Kõneleme mullast, ta on vaene. Sellest mullast on su mõtted võetud sünnist peale, sest see mulda toetud. Teie ette tuleb segarüpp Piirelind lasteaiast, Kersti Kuusk, Eesti naljalaul, juhendaja Anneli Leis ja tants Süda tuksu seadnud Anne Keer. See on rohkem teel, kui sõna selgeks teeb. Kodu, see on headus, mis meid paremateks teeb. Segarühma Piirelind 4.–5. klass esitab teile 2 tantsu. Tants Rõissas saab, autor Helena-Mariana Reimand ja Lambapesumäng, autor Roosmari Sarapuu, juhendaja Ave Erikson.
money who can never na man. I ain't give me no franc. I pay no franc on no money at all, man. I ain't give me no franc. Hey, oh yes, I'm money who can man no pesa mo. I ain't give me no franc. I give me one pass of money at all, man. Hey yo, lambada yo, sa the Ramsey ayo. Hey yo, give me yo, alin nambo wana. Hey yo, lambada yo, sa the Ramsey ayo. Hey yo, give me yo, alin nambo wana. Asa which I get to puma. Okay, alaman, apesema, ito, kesa, pestasayo. Kapi, asani, apanayin, awakinin na kaliwan, pagkaselo. Okay, samani, bukin na ba sa manati? Ayun, bikini no frank, tapi na frank ko numani alol. Hey yo, lambada yo, sila Ramsey amelobe. Hey yo, Kirina yo, alin nambo wana. Hey yo, lambada yo, sila Ramsey amelobe. Hey yo, Kirina yo, alin nambo wana. Lähemete sema, muutelu ei ole vielä. Lähemete sema, kui mere peal kostab. Lähemete sema, muutelu ei ole vielä. Lähemete sema, kui mere peal kostab. Lambada yo, seda Ramsey amelobe. Kivime yo, alin nambo wana. Weyo, lambada yo, seda Ramsey amelobe. Weyo, kivime yo, alin nambo wana. Weyo, lambada yo, seda Ramsey amelobe. Weyo, kivime yo, alin nambo. Esitab tantsu Kaera Jaan. Selle on seadnud Anne Keer. valgus särab üle maa, mis uhkelt tõuseb merest. Nii hea on olla osana
selle suure rahva perest. Nüüd kuulete kannelnaiste esituses rahvaviisi Rõugest. Teodor Marjaku Polga. Kannelnaised esitavad teile loo Suvaline suvi. Autor Aija Rikka, seade Kadri Lepasson, juhendaja Öie Kättel.
Tere õhtust ja Orissaare rahvas! Taas on kätte jõudnud aeg, et tänada ja tunnustada inimesi, kes on teinud Orissaare piirkonna heaks midagi sellist, mida on märgatud. Ja mitte üksnes märgatud, vaid peetud kellegi arvates eriliseks ning esile tõstmise vääriliseks. Saame rõõmustada ja tunda uhkust, et teie seas on neid, kes on oma tegevusega just kohaliku kogukonna heaks silmapaistva panuse andnud. Iga aasta on peatükk ajalooraamatust. Raamatus, mille autoriteks oleme meie ise. Saaremaa ja Saare maakond on kõigi inimeste ning nende tegude ja kordaminekute summa. Igaühe panus on tähtis, sest üheskoos kujundame meie saare ja eriti kohalike kogukondade tulevikku. Kuna ajaloo kulgemises ja järgmistes peatükkides ei ole miski ette määratud, on tulevik täis võimalusi. Võimalusi nii iga inimese, Saaremaa valla, Orissaare piirkonna kui ka Eesti jaoks laiemalt. Kuid selleks, et võimalusest saaks tegu, on vaja tahet, tegijaid ja koostööd. Loodan, et seda kõike jätkub meil ka keerulistel aegadel. Mida saan mina oma piirkonna heaks teha? Kas ja kui sageli me seda endalt küsime? Saaremaa ei ole veel valmis, Orissaare ei ole veel valmis ega saagi kunagi valmis. Meie tulevik sõltub eelkõige meist endast. Keegi teine ei tule meie õuele enne tooma. Saaremaa jaoks on iga inimene tähtis ja iga tegu oluline. Mul on väga hea meel, et tänavu saavad siinse piirkonna tunnustuse erinevates eluvaldkondades toimetavad inimesed, kelle pühendumist ja südamega tehtud tegusid on teised kogukonna liikmed tähele pannud. Inimeste jaoks on oluline nii see, et nende turvalisus ja heaolu oleks tagatud ja uus peale kasvav põlvkond leiaks innustust ja tegutseda ja omad positiivse koha Orissaare loo kirjutamisel. Tänu teile oleme saanud paremaks, kindlasti ka sportlikumaks ja musikaalsemaks ning ka sisult palju suuremaks. Palju õnne ja suure täht teile, Orissaare tegijad. Ehkki 2024 aastast on meenutada palju head ja ilusad, on selle kõike suuremal või vähemal määral varjutanud endiselt Ukrainas toimunud. Ja meie idanaabri otsatu julgus, mis on otsapidi kogu peamiseks põhjuseks, et meie inimeste sissetulekud ja elukvaliteet on halvenenud. Lihtsalt rohkem energiat ja vahendeid tuleb suunata selleks, et end kaitsta füüsilise vägivalla vastu. Selle asemel, et soetada relvi ja tapariistu, võiks ju renoveerida koole ja lasteaedu, ehitada kergliiklusteid ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Inimlikult oleks Mustviljan targemat kohta, kuhu niigi nappe vahendid suunata, kuid arusaadavalt on kõige alus julgeolek ja vaba riik. Ilma selleta ei ole mõtet renoveerida ka koole ja lasteaedu või unistada paremast tervishoiust. Kuid mida viimane aasta meil õpetanud? Peamine õppetund on ehk see, et vabadust ja vaba riiki ei saa ega tohi võtta enesestmõistetavana. Seda paraku 21. sajandi 3. kümnendil. Peame meeles pidama, et vabadus tähendab lisaks õigustele ka kohustusi, tähendab võimaluste kõrval vastutust hoida ja kaitsta oma riiki, kaitsta meie Eestit. Ma soovin, et meil jätkuks ühtehoidmist ja koostööd, sest vastandumine ja rivaalsemine lõhu mitte ei liida. Meil on üks ainus Saaremaa ja üks ainus Eesti ning mõlema tulevik sõltub sellest, kui hästi suudame erimeelsusest hoolimata ühiste eesmärkide poole püüelda. Hoiame üheskoos meie kallis Saaremaad ja Eestit ning anname endast parima, et me kõigil läheks hästi. Ilusat saabuvat vabariigi aastapäeva teile kõigile. Aitäh! Austatud vallavanem, Orissaare head inimesed, külalised ja sõbrad. 107 aastat tagasi, 1918 aastal kuulutas Eesti Vabariik välja oma iseseisvuse, andes meie rahvale vabaduse kujundada oma saatus, otsustada oma tuleviku üle ning seista oma õiguste eest maailmas. Meie Orissaare on suur piirkond, millel on oma ajalugu, oma traditsioonid ja eripärad, mis annavad selle paigale erilise tähenduse. Meie ajalugu ei ole eraldi Eesti ajaloost, vaid selle osa. Orissaare ja kogu Saaremaa rahvas on andnud panuse Eesti ülesehitamisse, olgu see läbi põllumajanduse,
merenduse või kultuuri. Iga inimene, iga pereliige on kandnud oma vastutust kogukonna eest. Meie ülesanne on väärtustada neid väärtusi, mis on meid siia toonud ja anda edasi järgmistele põlvedele. Nii ka sel aastal on Orissaare osavalla kogu Orissaare piirkonna tegijaid märganud. Orissaare osavalla kogu ei olnud väga kerged need valikud, aga sai otsustatud, et üle anda piirkonna tegijatele auhindu. Palun siis appi osavallakogu liikme Aive Keskküla ja vallavanema Mikk Tuisu. Alustame noortest tegijatest. Noor tegija on viimase aasta või aastate jooksul silma paistnud koolinoor, põhikooli või kutseõppeasutuse või gümnaasiumi õpilane, kes on panustanud osavalla arengusse või esindanud osavalda positiivsel moel või on tal märkimisväärsed haridus-, kultuuri- ja spordialased saavutused. Nominendid on Hiie Kärner, Liisel Laul, Uku Rüütel, Ragnar Kurb. Aasta noor tegija esimesena on Ragnar Kurb. Aktiivne noor, Orissaare gümnaasiumi õpilasesinduse president, suurepäraste õpitulemustega. Tema suurkirg on maadlus. Ragnar pälvis ka sel aastal essee konkursil esimese koha ja sai auhinnaks Brüsseli reisi. Palun jää siia ette. Hiie Kärner. Aktiivne noorsportlane, väga heade saavutustega ketosgolfis, tubli rahvatantsutüdruk, andekas muusik ning hea algpur. Liisel Laul. Silmapaistev noorsportlane, Eesti meister kõrgushüppes, silmapaistvad tulemused kergejõustikus, Orissaare gümnaasiumi õpilasesinduse liige, suurepäraste õpitulemustega, lisaks sellele tegeleb veel modellindusega ja varsti näeb teda juba Tallinnas Fashion Weekil. Aplaus! Järgmiseks on aasta tegu. Tegu on viimase aasta või aastate jooksul silma paistnud tegu, mis on andnud panuse Orissaare osavalla arengusse või esitanud seda positiivsel moel. Aasta teo nominendid on Vata autopesula, Orissaare rallipark, Päikseväina seits, Saaremaa soo, Ojavere teraapiakeskus, Miia Glamping ja Heiki Anso. Ja 2024 aasta tegija on Vata autopesula. Orissaare piirkond on oodanud ammu Orissaare aleviku autopesulat. Vahu Rand ja Tarmo Antonov võtsid selle tegemise südameasjaks. Kirjutasid projekti, taotlesid mitmed vajalikke dokumente, tee autopesule valmimiseks oli pikk. Nüüd juba sügisest saadik on autopesula suures kasutuses. Aitäh teile! Aasta tegija. Aasta tegija on viimase aasta või aastate jooksul silma paistnud üksik isik või kollektiiv või juriidiline isik, kes on viimase aasta või aastate jooksul panustanud Orissaare piirkonna arengusse või esindanud seda positiivsel moel. Nominendid on Merilin Nöör,
Vahur Alt ja Tarmo Antonov, Heiki Anso, Siiri Viil, MTÜ Orissaare Sport, MTÜ Orissaare Noortelinnak, Jalgpalliklubi Saarepiiga, Sirje Roomet Päärmann ja Kairit Levit. Sel aastal otsustas osavallakogu anda üksikisiku ja meeskonnale aastategija tiitleid. Meeskonnatiitli saab Jalgpalliklubi Saarepiiga. Jalgpalliklubi Saarepiiga väga kokkuhoidev võistkond. 2024 olid nad Eesti meistrivõistluste TU16 esiliiga esikohal ja Saare maakonna noortevõistkondade arvestuses teisel kohal. Palju õnne! Tegu veel, vabandust, läheb nii kiiresti. On Kairit Levit. Kairit on aastast 1998 Orissaare muusikakooli klaverilõpetaja ja hinnatud kontsertmeister. Kairit on oma ala proff. Tema töö muusikuna ja klaveriõpetaja on viinud Orissaare nime kaugele üle Saaremaa piiride. Tema käe all tegutsevad õpilased on võitnud kõrgeid auhinnalisi kohti konkurssidel ja kaunistanud muusikaga kogukonna ja kogu saarel toimuvad sündmusi. Aitäh sulle, Kairit, ja palju õnne! Aga nüüd tõesti teenete märgid. Teenete märk, see on 2013 aastal Orissaare vallavolikogu määrusega asutatud teenete märk, mis antakse üksikisikule, kes on märkimisväärselt ja pikaajaliselt panustanud Orissaare osavalla majandus- ja vaimuelu ja kogukonna elu edendamisse. Teenete märk antakse välja igal aastal kuni 2 isikule, kuid sel aastal on teenete märgi saajad 3, sest oli öeldakse patiseis, oli lihtsalt nii. Ja nominendid teenete märgil olid, või on Heiki Anso, Kairit Levit, Eha Trumm, Marika Rauk, Milvi Viss, Anu Viljaste, Mare Noot, Reet Saulin, Endel Tustik, Paapus Penski, Mati Rüütel ja Heino Vaba. Milvi Viss on juba teenete märgi omanik alates 2014. aastast ja Anu Viljaste alates 2019. aastast. Teenete märgi saab Reet Saulin. Kelle panus Orissaare kogukonda on olnud hindamatu. Ta on enam kui 40 aasta jooksul aidanud sadadel lastel ja noortel omandada eesti keelt ning arendanud kõneoskust. Tema töö on jätnud sügava ja kestva mõju kogu meie piirkonnale. Heino Vaba. Aita raamatusse ka kirjutada. Heino on panustanud Tagavere kandi edendamisse järjekindlalt. Kogukonna tegemistes on ta võimalustel alati õla alla pannud, küll ühistel talgutel ja muudel ettevõtmistel. Alati on tal hea sõna kaasas ja hüva nõu ei hoia taga endale. On alati abivalmis ja rõõmsameelne. 2024 aastal puhastas Heino kodu juures oma tiigi. Põhjusega, et oleks koht, kus tulekahjude korral saab vett võtta. See ettevõtmine annab kogukonnale kindlustunde ja loodame, et seda pole tegelikult üldse vaja. Mati Rüütel.
kes on oma suure pühendumisega viinud Orissaare korvpalli arengu väga kõrgele. Orissaare tuuakse eeskujuks, ka väikeses kohas on võimalik teha suuri asju. 20 aastat pühendunud tööd väärib tunnustamist. Matit täna ei ole, Mati sõitis poistega naabervabariiki võistlustele. Matile veel kord aplaus, anname selle üle. Igal aastal antakse üle ka kultuuri- või spordipreemia perekonnale. Sel aastal on siis spordiperekonna kord. Aasta spordisõbralikum pere on sel aastal perekond Niits. Auhinda tuleb üle andma ka Raul Koppe, Orissaare Sport juhatuse esimees. Perekond on eeskujuks oma treenimistarkuse ja liikumisharrastuse poolest. Pereisa Ahto on varasemalt tegelenud aktiivselt kergejõustikuga ning täna ta on suuremaks fänniks oma poja Andero korvpalliteel. Ema Marili jätab harva vahele mõnusa liikumisvõimaluse vabas õhus ning osaleb tihti Pigelkooli treeningutel. Merile pere noorima liikmena on aktiivne võrkpalliharrastaja. Veel kord palju õnne ja aplaus. See väike maa siin põhjataeva all, 3 aastat külm ja vaikjas hall, kus igihaljad on vaid okaskuud, kus valgust täis on ainult suvekuud, kus talvepäike tõustes loojub taas, kus teel on tume jää kui klaas, kus rahvalauludel on nukker meelelaad, ent siiski ka rõõmsamas rütmis tantsida saab. Teie ees on jaaniroos, tuustep, seadnud Anne Keerg.
kes mulle kingiks keele, elusa ilusa laulu, kui mitte sina, mu kodune maa. Esineb eakate seltsigu ansambel Hõbe. Elsa Neiland, et jääks oma kodu ja teiseks rahvalik laul Siidisuka polka. Juhendaja Sirje Roomet-Päärmann.
ise oma rahvas, ise oma juurtega, väikeste ja suurtega, taevaga ja tuultega, järvede ja voortega. Imeline on siin elada, sinuga, minuga, meiega. Oleme kõik üks ise oma rahvas. Teile tuleb tantsima segarühm Noht, ise oma. Tantsu autor Helena-Mariana Reimann, juhendaja Ave Erikson. ja siia kandnud pärituule. Me Munakivi tänavad teid lahkuse eest tänavad. On tarkustarviline tee, toob otse koolist peole. Me mitut sorti verega ja suure rõõmsa perega. Meiega on soojad ilmad, laaned, kuplid, järvesilmad. Seisavad sirgelt teie ees üks kaunis neid ja uhke mees. Üle ookeani, mere, sajas keeles kõlab tere. Mehed, härrad, poisid, peiud, naised, tüdrukud ja neiud. Tervitame tulijaid, isemoodi ujedaid ja omamoodi uljaid ühes ujujaid. Ah, kui kaunis vaadata piduliste ridu, jätkub ise oma enda inimeste pidu. Ise oma vaatega, ise oma aatega, ise oma hobusega, ise oma lõkkega, ise oma naljaga, ise oma kaljaga, ise oma vankri ees, ise oma sõidu ees, ise oma tujuga, ise oma kujuga, ise oma vaevaga, ise oma taevaga. väikeste ja suurtega, järvede ja voortega.
ise omaenda juurtega, taevaga ja tuultega, järvede ja pooltega, ikka hinged noortega. Ise omaenda juurtega, taevaga ja tuultega, järvede. Aitäh ilusa kontserdi eest, tänud tulemast ja kuulamast. Ja nüüd olete palutud foajeesse, kus pakutakse tass kohvi ja tükike sünnipäevatorti. Kena õhtu jätku!